On kätte jõudnud maikuu ja seekord otsustasime ettevalmistusi natukene varem tegema hakata. Nimekiri muidugi ei olnud pikk, aga töö käigus muutus see ainult pikemaks. Võtsime eest vintsi maha ja siis tange sai uue värv katte. Võtsime eest radiaatori maha, kuna ta oli mustust täis ja ei jahutanud enam korralikult. Võtsime maha generaatori ning vahetasime seal harjad ja pingeregulaatori välja. Ka katkised suunatuled asendasime uutega. Edasi kontrollisime esipidurid üle ja võtsime ka esimesed rattalaagrid lahti, et sealt mustus välja puhastada ja uus määre sisse panna. Käisime ka kõhugripi tiimil külas ja vaatasime, kuidas nendel edeneb. Nemad olid võtnud endal maha esimese radiaatori, et asendada see õhemaga ja uuega. Mitte uuega, kasutatud uuega. Samamoodi neil esimesed suunatuled katki. Need panid uued ja plaanisid 2 aku paigaldamist kapoti alla. Meie aga tellisime endale uue võistlusnumbri esiklaasile ja mõned muud kleepsud veel. Radiaator tuli uuesti maha võtta ja lekkiv koht ära parandada. Radiaatori parandamiseks kasutasime 2-komponendilist liimi. Nimekiri oli ikka pikk, aga õnneks oli enamust asju tehtud juba. Tagumised konksud värvisime uuesti üle, aga tuli välja, et see värv on liiga tume. Seega seda tuli teha mõni teine kord uuesti. Peale vintsi lahtivõtmist ja kokkupanemist muutus vaba jooks raskemaks. Sellega enam midagi muud teha ei olnud, jätsime selle nii. Esivedrudele tuli teha kiige piirajad, et ekstreemsel vintsimisel vedrusid ära ei väänaks. Kusjuures vasakule esimesele vedrule me oleme juba liiga teinud ja ta natukene kõver tagant on, aga seda ei ole eriti näha ja terves tükis ta veel on. Seega võistlusele lähme sellise vedruga. Katuselt eemaldasime varuratta kronsteini, mis oli Nissan Terrano küljest. Ta ulatus natukene liiga palju välja, nii et see rattas jäi natukene õhku rippuma. Eelmine sõit me käisime nii, et seal olid puuklotsid all. Seekord tahaks teha nii, et see rattas oleks vasta katust ilusti. Selleks tuli see kronstein maha võtta, 4 cm vahelt välja lõigata ning kokku tagasi keevitada.
varuratta tagasi katusele panime, siis tuli välja, et kronsteini tikkpoldid vaevalt ulatavad veljeni. Ja mutrit sinna peale oli väga raske saada. Mutri panime lõpuks peale suurte kullinokkadega. Kui ühe mutri saime juba keermesse, siis teised tikkpoldid tulid juba veljele rohkem ligi. Ja kinni me ta sinna saime. See, võta kõik jommad kaasa metsa, see jumalalt keeruline saada abi vahel. Järgmine päev sai radiaator ette, jahutus vedelik sisse ja ajasime auto soojaks, et kontrollida, kas on veel mingid lekkid. Aega oli ka nüüd esimene diferentsiaali gaas maha võtta ja diferentsiaali seest see külm vesi uuesti välja lasta. Kuna seal oli vahel pakk tihend, siis seda meil uut ei olnud. Puhastasime kõik pinnad, panime tihendusmaterjale tihendi alla ja peale ning gaas läks peale tagasi. Tagasillas oli natukene vähe õli. Auto tõstsime sellisesse asendisse, et tagasilda mahuks rohkem õli. Tagasi tõstukile ajades autot ei käivitanud see enam. Me teadsime varem ka, et starteriga on mingid jamad, et tuli natukene koputada ja starter hakkas ringi käima. Seda niimoodi jätta ei saanud. Seega võtsime ka starteri maha ja saatsime ta remonti. Järgmine päev siis maksime starteri varuosade eest 4 euri, remont 10 euri ja saime töökorras starteri tagasi. 400 või 500? Lõpuks pool tagasi. Ei ole vaja nii. See on üks ebamugavamaid tundeid. Käigukasti ülikontrollides selgus jälle, et seal on väga palju vett. Seega tuli käigukasti üli ka ära vahetada. Mingi aeg liitus meiega kõhugripi tiim. Kõhugripi tiim sai endale ette uue vintsi.
Neil oli probleemiks lekkiv roolivõimendi pump ning lahtine turbolõdvik. Vana lekkiv roolivõimendi pump sai maha võetud ja jällegi uus kasutatud asemele pandud. Mingi aeg me proovisime enda high lifti, aga me ei saanud sellest jagu. Seekord proovis kõhugripi meeskonnast teada, kuidas see töötama peaks ja tuli välja, et see ei töötagi. Teatud kohta pidi panema lisaseibi, siis nagu idee poolest võiks see tööle hakata. Kõhugripi auto aeti 4-postilisele, kuna tal oli vaja reguleerida roolivarutäit ning üks turbolõdvik oli lahti tulnud. Me saime enda high lifti remonditud ja see hakkas tööle. Et kahjuks on jah nende odavate high liftidega see, et nad ei pruugi niimoodi tööd teha nagu need kallimad. Et kui vähegi võimalus, siis ostke endale natukene kallim high lift. See high lift minu teada maksis kuskil 50-60 euro vahel. Päev enne väljasõitu tuvastasime, et tagumine vasak ratas oli lahti. Oli ära rikkunud velje ning kahjustanud natukene tikkpolte. Kähku võtsime katuselt varuratta, tõstsime rehvi ringi, võtsime vana velje küljest peiteventiili, lappasime kähku kokku tagasi, rattas alla, varuratas katusele. Siis muidugi tuli veel meelde, et kinnitusaasad ja konksud peaks punaseks värvima. Tuli ka veel meelde, et üks eelsüüti küünal oli defektiga. Kleepisime veel viimased kleepsud peale, mille sponsorid meile tõid. Ja võiski autot peale laadima hakata. Kui auto oli juba peale laaditud, koormarihmadega kinni tõmmatud, siis jäi üle ainult oodata homset päeva. Reede, 10. juuni. Peaaegu terve tee sadas Saaremaale sõites. Alustasime sõitu kell 7 hommikul, et jõuaks kella 9 sadamasse. Teeolud olid tegelikult head ja me jõudsime tund aega varem isegi. Ja saimegi tund aega varem praamile. Hea oli, et me varem üldse jõudsime, sest siis meil veel tekkis võimalus linnakatse üle vaadata.
siis vähemalt teadsime, mis meid linnakatsel ees ootab. Jõudsime Saaremaale, pakkisime end lahti, istusime autodesse ja sõitsime Kuressaarde. Kell 10 hakkas linnakatse ja järjest me seal läksime. Esimene küngas oli suht palju lubav, see oli nii terav, et päris paljud, tegelikult mitte paljud, esimesed jäid seal ainult kõhu peale kinni. 10 autot oli juba läbi käinud, siis oli see nukk nii ära lihvitud, et probleeme enam ei tekkinud järgmistel autodel. Sa võtad tropi jooksed korraldi ma üles ja tuled alusele. Enne meid startis kõhugripi tiim ja siis oli meie kord. Linnakatse rada oli suht okei. Vintsida sai ja riided said ka märjaks. Sõitsime vaikselt omas tempos, kuni jõudsime 2 kraavini, kus olid paljud võistlejad vintsimise järjekorras. Neid kraave ilma vintsita läbida ei saanud, seega tuli vintsinöör kohe kinnitada kraavide taga seisva džiibi külge. Ootasime päris pikalt enne, kui nööri külge saime. Nendes kraavides läks meil 25 minutit kindlasti. Kui kraavid ületatud, jõudsime 100 meetrit sõita ja meie ees olid vist kõik startinud autod. Seal oli väike tiik, kus kasvasid kõrkjad ja muud jama. Ümber selle sõita ei saanud ning me valisime tee, kus järjekorda ei olnud. Kuid ka see otsus võttis aega kuskil tund. Lõpetasime linnakatse kell 1 öösel ja napilt jõudsime kontrollaja sisse.
Peale finišit sõitsime ööbimiskohta, võtsime märjad riided seljast, muljetasime veel umbes tund ja läksime magama. 2,5 tundi hiljem, laupäeva varahommikul tuli ärgata ja sõita Auriga keskusesse. Autosse istuma ei kutsunud, kuna eelmisest õhtust oli auto seest märg ja niiske. Öösel ka midagi ära ei kuivanud, kuna terve öö sadas. Kui kella 5 keskusesse jõudsime ja juttu ära kuulasime, siis õnneks kadus vihm ja kadusid pilved. Kõhugripi meeskond avastas, et nende vints enam ei tööta ning teeb ainult klõpsuvat häält. Nad otsustasid ikkagi starti minna ja võtta nii palju punkte, kui ilma vintsita võtta annab. Mingi aeg jäid need seisma ja võtsid vintsi ikka maha ning üritasid selle käima saada, kuid tulemusteta. Anti start ja kõik autod panid eri suundades ajama. Meie hakkasime võtma neid punkte, mis tundusid kõige lähemal olema. Sõitsime üpris pikas kolonnis ja esimeses punktis oligi autosid liiga palju. See punkt oli kuskil liivaaugus ja kui tuldud teed pidi tagasi enam ei läinud, siis hakkasid end vaikselt liiva alla kaevama. Võtsime natukene rohkem hoogu ja saimegi edasi sõita. Mõni punkt hiljem tulid veepunktid ja tuli jalga tõmmata eilsest veel märg ja porine kummiülikond. Nendes punktides oli stabiilne puusani vesi ja lähenesime punktidele igaks juhuks tagurpidi. Et juhul kui auto välja sureb ja uppuma hakkab, siis saame vähemalt kaldale end vintsida.
püksid puhtaks! 2 punkti võtsime veest ära ja 3. noppisime samast veekogust natukene eemalt. Veepunktid võetud, lasime vee autost välja ning sõitsime edasi. Seda punkti võtsid kõik nii, et lasid auto tagumise osa kraavi, tegid pildi ja vintsisid end välja tagasi. Saarlaste meeskond proovis võtta diagonaalis seda punkti ning jäid rippuma. Meie proovisime alguses ilma vintsita sellest kraavist välja saada, kuid hetk hiljem panime juba vintsi puu külge. Ka selle punkti üritasime tagumine otse ees ära võtta, kuid kahjuks kärukonks kaevas end maasse ja ei lasknud enam edasi liikuda. Sellest kraavist välja saamine oli paras tegemine. Lõpuks saime vintsi abil sealt välja. Maa-aluste meeskond tuli üle selle kraavi diagonaalis ning sai sealt välja samamoodi. Ei lähe ümber nalja! Võtsime selle punkti samamoodi, saimegi edasi järgmise punkti juurde liikuda. Edasi läks rada juba natukene huvitavamaks. Leepuv muda, sügavad rööpad, vintsimine. Shreki meeskond proovis seda osa teise nurga alt võtta, kuid ka nemad pidid vintsi välja võtma. Meil puudus kiirus, et sellest mülkast läbi saada ja panime ka vintsinööri venitamisele. Järgmises punktis oli suutnud rohekulgurite meeskond end nii kinni sõita, et omal jõul nad enam sealt välja ei saanud. Peaks ära mainima, et saarlaste meeskonnal on ülivaikne auto. Vaikne mets, linnulaul ja inimeste jutt. Järsku hüppab inimene autosse ja ilma käivitamata sõidab autoga punkti juurde. Kurat, mul kodus ei ole külmkapp ka nii vaikne.
Meie võtsime punkti ära ja sõitsime järgmise punkti juurde. Selle punkti kätte saamiseks oli vaja 2 korda üle selle samuse kraavi vintsida. Sinna saime kuivalt, aga tagasi tulime jälle pagass savist vett täis. Sellest august ei suutnud me jälle välja sõita, kuna vastu maad käiv kärukonks pidurdas kogu hoo maha. Shreki meeskonnal konksu ei olnud ja probleeme välja saamisega ka polnud. Mingi aeg olime jõudnud Kivisele maastikule, kus auto veermik sai end korralikult välja sirutada. Sellel maastikul on silla lukud eeliseks, kuna väga tihti käis diagonaalsed rattad õhku ja tekkis 2 rattavedu. Jätkasime punktide võtmist Kiviselt maastikult ning peagi oli käes see hetk, kus Kivi silla alla kinni jäi. Vintsida ei olnud praktiliselt kuskile. Kui panime vintsi suuremate kivide külge, tõmbas see kivi maast lahti. Õnneks oli vintsinööri ulatuses üks metallist konstruktsioon, mille abil me liikuma saime. Tol hetkel ei olnud läheduses ka mitte ühtegi võistkonda. Kui viimane punkt sellelt alalt sai võetud, sõitsime 3. lisakatse starti. Start anti põllult, kus olid väikesed ja suured kännud ja suuremad ja väiksemad augud. Paras nikerdamine oli enne, kui ringrajale saime. Meie jäime tagasillaga kännu peale ja pidime vintsi lahti võtma jälle. Jõudsime rajale viimaste hulgas ja üritasime esimese ringi kiiresti sõita. Kui olime esimese ringi ära teinud ja kella vaadanud, siis saime aru, et 3 ringi me kindlasti sõita ei jõua. Seega võtsime hoo maha ning säästsime autot. Meil oli sellel rajal eriti ebamugav sõita, kuna auto all on topeltvedrud, nii leht- kui spiraalvedru.
Finišeerisime ära ning läksime kohustuslik tundi puhkepausi veetma. Autojuht ja kaardiolugeja kukkusid kohe muru peale magama. Teised tiimikaaslased täitsid kõhtu ja remontisid autot. Tund hiljem jätkasime punktide võtmist ja läksimegi sinna samusesse rajale. Rajal oli veel äkki 8–10 punkti ja peale seda suundusime metsa. Edasi läksime koos kõhugripi meeskonnaga, kuna neil vints ei töötanud ja vajadusel siis olime meie nende vints. Mingi aeg vahetasin autojuhi välja ning filmimine jäi unarusse kahjuks. Vahepeal oli kõhugripi meeskond jõudnud oma auto küljest pooled klaasid ära kaotada ja katki teha. Fuchs ja Desitiib sai ka puupoolt maitsta. Lisaks sellele oli neil pidurite vahel mingi kivi, mis ülejäänud sõidu närvidele käis. Veekogu ääres oli üks punkt, mille võtmine tundus vee kaudu kergem olema. Kuid kui kõhugripp vette jõudis, osutus see pehmeks. Selles vees sai juhi iste neil märjaks ja edasi sõita oli suht ebamugav vist. Oi! Ja küll me lähme nüüd. Peabki vintsima hakkama. Me nüüd lähme. Pange nüüd, et luba vett väljustama. Võtsime suuna finiši poole ning korjasime veel teele jäänud punkte. Kuna Saarekollil oleme esimest korda, siis ütlen, et siin on väga lahe maastik ja väga erinevad pinnased. Rajal kohtas nii kruusa, liiva, muda, vett, savi, kive ning päeva lõpuks tekitas loodus veel ilusa päikeseloojangu. Kui te ei tea, millest ma räägin, siis tulge võistlema, kas või turisti seiklust sõitma ja näete seda kõike oma silmaga. Õhtul hilja, viimaseid punkte võttes, saime veel loomulikult vintsida. See on alati nii, et kui plaan finišisse või koju minna, siis sinna jõutakse tavaliselt 2 või 3 tundi hiljem. Pühapäeval laadisime autot treileritele
ning samal ajal vaatasime auto kahjustused üle. Shreki tiimil jooksid tagumised amortisaatorid täiesti tühjaks. Esistange eemaldus vahepeal ja tagastange kadus. Maa-aluste võistkonnal tekkis vahekasti või tagasilda mingi ragin. Kõhugripi meeskonnal ei töötanud vints, pool esistanget oli puudu, parem esitiib ja uks olid mõlkis, parem ukse klaas läks katki ja parem lükanud klaas eemaldus ning tagaklaas lendas 1000 killuks, kui nad olid kärukonksuga kivi peale maandunud. Meil olid vigastused minimaalsed, tagumine parem tuli eemaldus jälle ja parem esiuks läks mõlki. Lõpuks, kui asjad olid koos, siis panime kuivastu poole ajama. Koju sõit läks hästi. Pea 400 kilomeetrit sai läbitud ilusti 5 tunniga. Suured tänud Saarekolli korraldajatele. Väga meeldiv sõit oli. Natuke väsitav, aga pole hullu. Jäime ellu. Suured tänud ka sponsoritele, kes aitasid meil Saaremaale jõuda ja võistlusest osa võtta. Järgmine võistlus on siis arvatavasti suvel millalgi. Veel ei ole otsustanud, millisele me lähme, aga eks varsti näeme.